Minu sõltuvus sai alguse siis, kui ma olin 21-aastane. See algas sellega, et suri minu isa. Ma leidsin oma isa surnult ning tema surm vallandas minu tarbimise sellise täieliku liigtarbimise, kus igasugused piirid puudusid. Minu isa oli see, kes oli mulle teatud määral piirideks ning peale tema surma ma jäin otsima seda armastust, mida tegelikult tema oli mulle andnud. Ning ma otsisin seda alkoholist, ma otsisin seda narkootikumidest. Noorest elujõus mehest oli saanud narkomaan. Kakskümmend aastat lasi Reijo enda seest läbi tohutul hulgal erinevaid meelemürke, millest ei puudunud miski, mis meest ei oleks hävitanud. Ma olin tänaval, kus ma otsisin prügikastides süüa. Teinekord ma korjasin taarat selleks, et leida ise endale joogiraha. See oli kõik selleks, et leida lihtsalt unustust. Ning aastaks 2018 ma olin tegelikult jõudnud punkti, kus minus ei olnudki mitte midagi muud peale tühjuse ning pimeduse ning appi hüüe tema sees oli nii valus. Armastuse puudumine ja tühjuse tunne hakkas mõjutama ka tema tervislikku seisundit. Ta sattus mitmel korral psühhiaatri haiglasse. Ma olin seda seal narkootikumide liigtarbimise pärast, sügavad paranoiad. Ning sel samal aastal ma olin saanud kriminaalasja röövimise pärast. Minu ema oli mulle soovitanud siia tulla, minu vend oli mulle soovitanud siia tulla. Ma ei olnud neid kuulanud, ma olin samas seda ka kogu aeg edasi lükanud. Lootuse külast oli ta varem kuulnud ja ka seda, et see on rajatud kristlikele väärtustele ja kogu lootus seisneb Jumala ja inimese vahelisel koostööl. Kusagil sisimas oma sees uskus Reijo ka Jumalat, aga ei osanud sellega midagi peale hakata. Sellest hetkest alates, millal ma tegelikult olen siin olnud, ma olen taas leidnud enesekindluse. Ma olengi leidnud üles iseenda, keda mul tegelikult ei olegi kunagi olnud. Ning ma olen tagasi võitnud oma lähedaste usalduse ning armastuse. Ning ma tänan selle eest. Ma tänan selle eest sügavalt, ma tänan selle eest Jumalat, kelle